Tere siit Euroopa Parlamendis Brüsselist on 15. aprill 2026 kolmapäeva õhtupoolik ja vast on aeg vaadata tagasi viimastele päevadele, mis on toimunud siin parlamendis, mis on toimunud Euroopas laiemalt ja võib-olla ka maailmas ning mis saab toimuma Eestis lähiajal. Mul on väga hea meel kõiki tervitada üle paari nädala. Vahepeal ehk sel nädalal on toimunud meil komisjonide istungid, eelkõige väliskomisjon ja rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Täna hommikul just näiteks varahommikul olid meid hääletused väliskomisjonis mõndade raportite üle, mis käsitlevad suhteid Usbekistaniga ehk kahtlemata huvitav teema osadele, aga laiemas kontekstis nad ei ole nüüd ülemäära olulised, mis mõjutaksid väga palju Usbekistani olukorda või Euroopa Liidu majandust. Aga need raportid ikka aeg-ajalt tuleb, mida koostatakse, mis rõhutavad siis kaubanduskoostöö vajalikkust, välissuhteid, partnerlust, selline pehme jõupoliitika, et kuidas siis edendada suhteid kolmandate riikidega. Küll aga, mis puudutab sisutööd, millega me oleme siin tegelenud, siis nagu ma olen vahepeal juba selgitanud, siis põhiline töö, millega Euroopa Parlamendi liikmed peaks tegelema, on raportid. Ja raportöör siis juhib mingit protsessi, mingi raporti valmimist, mis siis kas annab suuniseid mingite poliitikate elluviimiseks või otsustab siis Euroopa Parlamendi seisukoha näiteks mõndade direktiivide või määruste üle. Ma isiklikult, ma olen seda varem öelnud, ma ei pea väga kõrgelt lugu kõikidest raportitest, kuna tegelikult on siin väga palju ka sisutühja tööd ja tegelikult ajaressursi raiskamist, mis tegelikult läheb ju maksma ka maksumaksjale. Ja väga tihti on inimesi, kes arvavad, et olla raportöör on ülimalt oluline tõeline töö, kuid tegelikult kui me räägime nagu päris otsustest tegemisest, siis see on ikkagi liikmesriikide käes. Tihti küll liikmesriigid ei soovi kasutada oma võimu, vaid lastakse rahulikult üle jala, nagu näiteks teinud Eesti Reformierakonna juhtimisel, kui on vastu võetud täiesti hullumeelsed, ma ei tea, rohepöörde ideed või tullakse välja immigrantide ümberjagamise skeemidega. Aga tegelikult, kui liikmesriigid ütlevad, et ei, me paneme veto, siis Euroopa Parlament võib oma raportitega kas pea peal seista, aga seda mingit asja lihtsalt ei juhtu. Aga vahel, ütleme ka pehme jõupoliitikana, tuleb ka siin mõistlikke asju ja vahel tuleb olla ka ise näiteks variraportöör. Nimelt siis rahvusvahelise kaubanduse komisjonis on meie komisjoni enda oma algatuslik raport valmimas, kus siis mina olen variraportöör, nimelt raportööriks, kes siis seda protsessi juhib, on EPP, hispaanlasest Euroopa Parlamendi liige ja iga teine poliitfraktsioon peab siis esitama enda poolt variraportööri, kes siis jälgib seda protsessi, teeb muudatusettepanekuid, võtab siis sõna näiteks mingi raporti valmimisel oma poliitfraktsiooni, minu puhul siis Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel, ja kui see läheb lõpphääletusele, siis loomulikult kujundab siis seisukoha, et kas olla raporti poolt või vastu. Meie oma fraktsiooniga, siis läbi minu, oleme siis ühe raporti muidugi kaastöölised, mis puudutab Euroopa majandusjulgeolekut läbi kaubanduse, ehk et kuidas peaksid vabakaubanduslepingud või strateegilised partnerlussuhted tugevdama Euroopa majanduse julgeolekut. Ja eelkõige see raport keskendub sellele, et kuidas vähendada sõltuvust näiteks toorainete puhul, mis puudutab ka muldmetalle, kõiki ressursse. Täna näiteks me oleme totaalselt sõltuvuses Hiinast, kuna Hiina kontrollib kõige rohkem 17 kõige enam vaja minevat muldmetalli või toorainet, eelkõige kas siis läbi Aasia või kontrolliga Aafrika üle. Kuidas seda vähendada? See tähendab seda, et loomulikult Euroopa riigid peaksid jõulisemalt tegema ka läbirääkimispoliitikat Aafrika riikidega, et mitte nüüd me maksame oma maksumaksja taskust neile otsetoetusi, aga nemad müüvad oma muldmetallid siis hoopis hiinlastele või hiinlased omavad kontrolli nende üle. Et loomulikult on vaja vähendada sõltuvusi, samamoodi kui me räägime sõltuvusest, mille Saksamaa tekitas sõltuvuses Vene gaasist, mis läks väga kalliks maksma ka lõpuks Saksa maksumaksjale, kui sa oled sõltuvuses Vene gaasist ja paned ise oma tuumaelektrijaamad lihtsalt kinni. Ei ole väga mõistlik poliitika. See tähendab seda, et Euroopa peab tagama rohkem sõltumatust oma riikide majandustes. Samal ajal seal raportis muidugi, kus ma olen variraportöör, on paratamatult ka natukene jura sees, mis puudutab vajadust ikkagi edasi minna rohepöördega. Kahjuks on nõnda, et ka EPP, mis on pooleldi konservatiivsem, mõistlikum, aga ikkagi seal on ka sellist elementi sees, kes siiamaani usubki, et rohepööre on mõistlik, hea ja vajalik. Nii et seal raportis on ka sellised jaburaid või naivistlikke ideid, aga üldkontekst suuresti ka meie survel on täiesti mõistlik ja pragmaatiline.
Kas see midagi muudab? No üleöö vaevalt midagi, küll aga ta annab vast sellist tooni, et millises suunas on Euroopa liikumas ja õnneks teosammul on ta liikumas paljudes riikides normaalse suunas, kus saadakse aru, et ikkagi selleks, et tuba oleks soe või et autod sõidaksid, on meil vaja selleks ressursse, stabiilselt juhitavat energiat ja tuulikute ja päikesepaneelidega me seda paraku ei saa. Siit edasi minnes, mis on toimumas Euroopas laiemalt, me kõik teame uudistest Ungari valimistulemustest, nagu ma ütlesin ka oma sotsiaalmeedia postituses, siis pühapäeva hilisõhtul, kui valimistulemused olid selged, siis ma teadlikult ei ole tahtnud väga kuskil sõna võtta või kommenteerida, et mida ma arvan Ungari valimistest või mida arvan Viktor Orbanist või nüüd siis uuest peaministrist Peter Magyarist, sest see on nende riigi siseasi, nende riigi valimised, Ungari rahvas teeb valiku ja meie peame sellega leppima ja aktsepteerima ja siis parandama siis selle riigiga suhteid, kui on vaja, et see on nende riigi siseasi. Tulemus oli see, et ülekaalukalt võitis siis see opositsiooni saadik ja ma arvan, et seal on väga pragmaatsed põhjused. Kui ma loen muidugi sotsiaalmeedias ja teatud mingisuguseid naljakaid uudisportaale, kes väidetavalt omavad ainutõde ja infot ja kui räägitakse, et see nüüd siis võitnud kandidaat on mingi äärmus, liberaal, vasakpoolne, siis minu meelest kui sotsiaalmeedia on paratamatult selline platvorm, mis annab suure kõlapinna ka igale idioodile. Fakt on see, et Peter Magyar on oma enamuse poliitiku teekonnast olnud Viktor Orbani erakonnakaaslane Fideszis, küll aga mõned aastad tagasi toimus selle suurem tüli, kuna ta läks lahkuma abikaasast, kes oli siis Ungari justiitsminister, seetõttu, et Peter Magyar avalikustas selle, et justiitsminister koos riigi presidendiga Katalin Novakiga siis vabastasid enne tähtaegselt vanglast ühe endise kooli direktori, kes varjas pedofiili. Ehk et see oli poliitiliselt korruptiivne asi, et kuskil sõbrasuhete tõttu lastakse vangist välja üks pedofiili varjaja. Selle avalikustas Peter Magyar kohe samal päeval, siis tema eksnaine ehk justiitsminister tegi vasturünnaku, öeldes, et Peter Magyar on mingisugune seksuaalpervert ja vägivallatseja, ta on peksnud ja ma ei tea, tapnud oma mingi kutsika ära mikrolaineahjus. Ütleme, ma võtaksin kõik teatud reservatsioonidega, kõik, mis puudutab neid süüdistusi. Sealt tuli lahkuminek, eraldi erakondlik liikumine, aga ega siis see, kui minnakse erakonnas sees tülli, näiteks selle sama mingi, ma ei tea, pedofiili kaitsjast enne tähtaegse vabastamise pärast, ei tee veel ju inimesest äärmusliberaalset vasakpoolset, see on nii totter jutt lihtsalt. Ehk et tegemist on klassikalise konservatiiviga, kes oma nii sõnavõttudes, eelnevas tegevuses, poliitilises tegevuses, ka siin Euroopa Parlamendis on selgelt seisnud oma Ungari rahvuslike huvide eest, nii et suure tõenäosusega Ungari ei hakka vastu võtma islami immigrante, ei hakka, ma ei tea, siis korraldama LGBT paraade ja propagandat, seda lihtsalt ei juhtu. Kas nad üritavad pragmaatilisemalt läbi saada Euroopa Liiduga? Pigem küll. Kas nad võtavad selgelt natukene siis konservatiivsema, nagu terve mõistuslikuma joone Venemaaga suhetes? Ma loodan küll. Nii et eks näha ole, mis see elu toob. Aga lihtsalt igasugust jama, mida sotsiaalmeedias levitatakse või mida levitavad ka mingid erakonnad või lausa parlamendipoliitikud Eesti Riigikogust, ma ütleks, et tihti vajavad inimesed hoopis vaimuarsti abi, mitte ei peaks võtma vastu seadusi, nagu on öelnud psühhiaater Jüri Ennet. Et inimesed, kes peaksid olema vaimuhaiglas, istuvad paraku Riigikogus ja võtavad vastu seadusi. Nii, Ungari kohta, eks me näe, mis saama hakkab. Mis saab toimuma lähiajal, siis ütlen juba ette ära, et 7. mail, neljapäeval, väga paljud tuhanded eakad, elukogenud inimesed on minemas Tartusse, Eesti Rahva Muuseumisse, kus toimub Maalehe eakate festival. Kohal on ka loomulikult Eesti Keskerakonna esindajad, olen ka mina kui siis oma poliitilise fraktsiooni Euroopa konservatiivide ja reformistide esindaja, nii et kell 9 avatakse uksed, ma usun, et väga paljud juba eakad on juba planeerimas sinna minekut, kes veel pole kuulnud sellest üritusest, siis internetis on selle kohta infot olemas, ma usun ka Maalehes on leitav info, nii et kell 9 avatakse 7. mai hommikul uksed, nii et tulge eakate festivalile. Muidugi ka nooremad on teretulnud. Ja sealt nädal edasi, 15. kuni 17. maini toimub taas Türil lillelaat, kus 3 päeval oleme ka meie olemas,
samuti nii Eesti Keskerakond kui ka Euroopa konservatiivide ja reformistide esindatus läbi minu. Nii et kes on tulemas Lilleadale, siis kindlasti kohtume seal, saame juttu rääkida, pilti teha ja ega siis palju polegi enam jäänud järgmise aasta kevadeni, kui tulevad juba valimised ja Eesti saab lõpuks loetavasti tänu ka teie abile normaalse tugeva valitsuse, kes ei kummarda ei Brüsseli poole ega Moskva poole, nagu mõned Eesti erakonnad, vaid kes seisab eelkõige Eesti riigi ja rahva huvide eest. Olge terved ja taas kohtume!